Hoolimata Trumpi kiidetud vaherahust pole Lähis-Itta tegelikult ju mitte mingit rahu saabunud ning Euroopa, sealhulgas Eesti, vaevleb kõrgete kütusehindade käes. Isamaa tegi ettepaneku diisliaktsiisi langetada, kuid läbi valede võimule tulnud Reformierakond hääletas ettepaneku sel nädalal Riigikogus lihtsalt tuimalt maha. Samas ei ole Reformierakond välja pakkunud ka mitte mingisugust omapoolset lahendust, mis Eesti inimesi ja ettevõtteid tänases olukorras aitaks. Ei ole saladus, et mitmed Euroopa riigid on kütuseaktsiise ja käibemaksu langetanud ning seadnud ka hinnalagesid. Reformierakonna ainsaks ideeks, mis Eesti inimesi täna aitama peaks, on aga tehisaru arendamine. See pidavat lahendama kõik meie probleemid. Kristen Michal püstitas lausa eesmärgi, et Eesti siht on jõuda tehisaru kasutamisel maailma tippu. Huvitav, kas Michal peab tippu jõudmise ajal silmas ka seda, et Eesti kütuse ja elektrihinnad oleksid maailma tipus? Pole kahtlustki, et sinna me selle valitsusega just teel olemegi. Kuid mis teie arvate? Kas peaksime praegu kuulama Reformierakonda ja lootma, et tehisaru kõik meie probleemid lahendab, sealhulgas kõrged kütuse- ja elektrihinnad, toidukaupade kallinemise, sündimuse vähenemise, või on Reformierakonna aeg hoopis ümber saanud ja Eesti vajab valitsust, kes rahvast kuulaks ning meie elujärge päriselt ka parandaks?